riideid seljast ära, siis sa paljastad oma havatust. Ja miks ma seda teema võtsin ette, sest kui me räägime sinuga massaažist, kui me räägime sinuga sinu põhjusest, miks sa tulid massaažile, siis tegelikult sa tood seanssidele mitte ainult oma keha, vaid oma hinge, mured, rõõmud, pinged ja kõik see, mida ma näen. Ja kui sa võtad ära seljast riided, siis ma näen mitte ainult sinu keha, vaid sinu haavatust ja minu jaoks on väga oluline tekitada sulle turvatunne, konfidentsiaalsus ja selline atmosfäär, kus sa tunned ennast turvaliselt hästi ja sa tead, et sina saad kõike, mille järgi sa tulid. Ja tänane teema on massaaži eetika, sest kahjuks mitte kõik koolid, isegi Eestis siin koolid õpetavad seda massaaži eetikat. Nad õpetavad, kuidas teha massaaži, aga see on puhas füüsika ja massaaži ajal või seansi ajal tehnika on väike osa kogu sellest atmosfäärist, mis peab olema selleks, et sina saad lõgastuda, sina saad lõdvestada ja sina saad tunda ennast turvaliselt ja alles siis algab sinu puhkus ja lõgastust. Kui seda ei ole suuteline inimene või massöör tekitada sulle turvatunne, ei ole mõtet seal käia, sest sina ei saa seda. Ma väga palju näen reklaami, kus tulevad mingid head pakkumised, head hinnad ja okei, kui sa tahad, et keegi silitab sinu keha, teeb kehale pai, okei, hingepai ei saa. Ta saab kinnitust, et olla alati valmis. Kontrolli kõik ära. Sa pead valmis kõigeks olema. Ja see tähendab seda, et see ei ole see koht, kus sa saad puhata, lõgastuda ja saada seda turvatunne ja puhkust, kui sul on seda vaja. Nii, tänane teema ma valmistasin ette nagu alati märkmed, sest viimasel ajal ma sain kuidagi väga palju erinevaid küsimused ja tänu sulle, et sa julge küsida, isegi ebamugavad küsimused. Sellepärast ma mõtlesin, et tuleb sellest rääkida, et meil ei ole nii palju aega seansi ajal, et kõigest rääkida, sest me kohtume sinu pärast, sinu jaoks, et sina saad see, mille järgi sa tulid. Aga ülejäänud teemad, mis meil on rääkimata jäänud, ma jätan siia, et sa pärast saad eetrist või salvestuses vaadata ja oma vastuseid leida. Nii. Koodeks, eetikakoodeks, ei ole mingisugune igav nimekiri, kes mida peab tegema, aga tegelikult see on see baas, mille järgi sa tunned ennast kas või turvaliselt ja hästi või vastikult ja tahad põgeneda sellest kabinetist. Ja kõige oluline eesmärk minu jaoks tekitada sulle hubasus, turvatunne ja kindlustunne. Ja siis, kui sul on neid tunned on olemas, hakkab vaikselt kasvada sinu usaldus. Ja kui juba usaldus on olemas, siis me saame sinuga teha kõike selleks, et sina saad see, mille järgi sa tulid. Kui ei ole usaldust, siis sina ei saa väga palju seansilt. Või kui sa lähed arsti juurde ja sa tead, et see arst on loll ja nii palju pahad tagasisidet, ta on täitsa mõttetu, aga pean käima, ta ei aita. Ta võib olla kõige parim, kes siin saab aidata, aga ta ei aita, sest sina ei usu ja kui sa ei saa usaldada, siis tema ei saa sulle mitte midagi teha, aga asi ei ole ainult teemast, ta peab muidugi olema professionaal, ta peab olema kompetentne, ta peab olema empaatiline, sest me suhtleme ju meie hingega, meie kehaga, need inimesed, kes aitavad tugevdada heaolu. Ja kui arst ei ole omal kohal, siis muidugi sina ei saa usaldada, aga vaata ja vali hoolikalt seda, kelle juurde sa käid. Ja sa kindlasti saad jagada seda
selle inimesega, keda sa tahad anda oma toetust, hoolitsust ja armastust, sest siit sa saad enda jaoks mingi hea info, kasuliku info ja sa saad ka jagada inimestega, et nad tunneksid ennast turvaliselt ja hästi ja kui eriti see on esimene kogemus, kui ta läheb seansile üldse oma elus, siis kindlasti see tuleb läbi kuulata, et enda jaoks leida neid põhjused ja vastused, miks mitte minna ja nautida ja lubada endale selline kogemus. Ja keha saab lõgastuda ainult siis, kui sisemine tunne on paigas ja kui sa tunned ennast hästi turvaliselt ja selleks mina loon selline atmosfääri, kus on kabinetis on hubane ja mugav ja meeldiv olla. Ma pakun sulle teed, me räägime ennem, kui sa oled massaažilaua peal. Eetika ja meie plaan, kui sa tead, mis sind ootab ees, siis on meie alateadvusele on kuidagi kergem ja mugavam midagi teha ja hakata usaldama. Kui sa tunned usaldus ja tead, et sinu piirid siin keegi ei riku ja meie kohtume selleks, et sul oleks hea, mitte selleks, et ma ei tea, tõestan, kui tubli ma olen tark, aga sina peab mind kuulama. Ei, vastupidi, ma pean kuulata sind, sest omas kehas sina elad kõige kauem, kui kõik targad inimesed kohtuvad sinuga ja räägivad oma tarka jutud. Et ainult sina on see, kes teab, kuidas on sinu kehale hea ja kuidas on parem sinu jaoks olla. Ja väga paljud inimesed arvavad, et massaaž, see on see või massaaž algab puudutustega. Tegelikult massaaž algab siis, kui sa astud kabineti sisse ja sellega sa näitad oma esimese sammuga, sa näitad, kes sa oled, kuidas sa ennast tunned täna, millega sa tulid seansile. Läbi meie vestluse saab näha ja tunda, mis sul mured on, isegi kui sa ei räägi sellest, millised on sinu väärtused, millised on sinu uskumused. Ja vastavalt sellele me juba ehitame seansi, sest ma tean, et väga palju sõltub mitte ainult kehast, aga on sellest, mis sul peas on, millised uskumused ja millised teadmised sul on, millised muured. Vastavalt sellele me juba saame hakata vaikselt looma selline hubane atmosfääri rääkida ja siit algabki meie vestluses, algabki minu nähtamatu töö, et vestluse jooksul ma enda jaoks juba hakkan vaikselt panema meie programmi, millised õlid ma võtan, millised tehnikad ma kasutan, millised instrumendid ma võtan, kui sügavalt tuleb töötada sinu kehaga või vastupidi, sul on vaja lihtsalt selline silitamine, aga sellest kõigest ma planeerin endale seda kõike, siis ma kuulan sind, mida sina tahad, mis on sinu ootused ja millega sa tahad ära minna seansilt ja siis, kui on sinu poolt on esitatud kõik ootused, ma räägin sulle oma plaanidest või oma nägemusest, kooskõlastan sinuga ja siis hakkame tööd. Aga siis, kui seansi jooksul ma näen, et keha vajab midagi muud, siis ma räägin sulle vaikselt, sest ma tean, et sa juba peaaegu unine ja uimane ja tahad rahu, et keegi sind ei torke, ei sega oma jutuga. Siis ma küsin üle, et ma näen midagi, kas me teeme teistmoodi või jätkame meie programmi järgi ja vastavalt sellele me töötame. Mul oli üks naisterahvas, ta tuli massaažile ja ta ütles, et ma tahan ainult lõgastus ja mitte midagi, lihtsalt tee mulle pai. Töötan, näen, et palju pingutused ja siin ja seal tuleb korralikult töötada sinu lihastega. Ja siis ma ütlesin talle, et kuule, Merike, ma näen, et siin ja siin tuleb natukene nagu rohkem minu jõudu kasutada või instrumenti. Ta ütles, ei taha, ei.
ma tahan lihtsalt lõgastuda. Ja meil mõlemal oli õigus. Mina võtsin oma krooni, et ma olen nii tark ja ma tean, kuidas peab tegema, et ma küsisin, mida sina tahad. Ja ma kuulsin sind, mitte ainult kuulasin, vaid kuulsin ja tegin talle see, mis ta tahtis. Ja temal ka oli õigus, ta usaldas ennast, mitte mind. Ja sellega me võitsime, kui ta sai lõgastuda. Peale seda tuli lihastele ka lõgastus ja tema need kohad, millised oli pinges, nad ka lõpuks lõgastusid ja sellega ta sai palju rohkem kasu, kui ta oleks kuulanud, mis mina talle pakkusin. Et mina austan sinu tunned, sinu soovid, sinu ootused ja vastavalt sellele ma teen programmi, vastavalt sellele ma teen need tehnikad kasutan, mis sinu ootustele ja vajadustele sobivad. Ja on oluline aru saada meie ajule seansi ajal, mis toimub, kuidas see toimub, miks mina teen midagi, millised on piirid, mida sa pead tunda või mitte tunda, milline tuleb tulemus. Ja see tekitabki selline stabiilsuse tunne, ennearvatus või et sa tead, millega sa lõpeb, et sa tead, kui kaua ja mis peab toimuma ja sa tunned turvatunne sul on. Ja see tähendab, et see aitab sind lõgastuda. Sellega sa saad palju rohkem kasu saada, kui lihtsalt mina targutan ja teen, mida ma arvan. Vaata, kes tuli meile siia. Ja, Betty. Tahab ka targutada. Kassid on väga targad massaažiga, et nad oskavad oma käppudega teha nii mõnusasti paikehale ja meie hingele. Nii, räägime edasi. Kui me võtame riided ära, me paljastame oma mitte ainult keha, vaid paljastame oma haavatust, oma õrnsus, oma hinge ja mina austan seda ja austan sinu usaldus ja olen tänulik, kui sa saad tulla minu juurde, rääkida, jagada ja rääkida, mis tulemused sa tahad, siis me saame koos seda teha. Ja massaaž, see on selline intiimne praktika, et see ei ole ainult kehas, see on hingest ja see on väga oluline, et sa tead, keda sa valid, miks sa tuled selle inimese juurde ja mille järgi valida. Sest vahest inimene tuleb seansile, kas on väsinud või pinges või peale mingit trauma, psühholoogilist trauma või emotsionaalselt ülepingutatud. Ja kõige seda peab spetsialist tunda ja osata aidata, toetada, mitte ainult läbi keha, sest keha on ainult 30% keha töö, aga 70% seansi ajal see on rohkem meie töö alateadvuse tasemel, kus sa tunned ennast hästi. Et peale massaaži sa saad välja minna, välja puhanud, hea tujuga ja nii, et sa tunned, et nüüd ma saan terve maailm päästa või valutada. Nii, mis on eetika? Eetika, kui ma vaatan seda massaaži eetika koodeks, siis seal on väga lihtsad reeglid turvalisusest, hügieenist, et oleks ka psühholoogiline turvalisus ja professionaalsus. Aga need ei ole kõige tähtsamad punktid, kuid sinu enesetunne. Et kui sa tunned ennast turvaliselt ja hästi, siis sa oled valinud õige inimene, kelle juures sa saad käia, usaldada ja saada neid tulemused, mille järgi sa tulid. Minu seansil on 2 reeglit, ainult 2, aga mina nõuan neid, eriti kui sa tuled esimene kord, ma alati räägin ja teen sellise nagu instruktaaži, mida me teeme ja kuidas me teeme, eriti kui esimene kord, siis sa saad kõigest teada, ma räägin väga lühidalt, aga nii, et sinu alateadvuses ja sinu sisemine
kontrollipunkt teab, et meil saab kõik siin hästi ja turvaliselt. Nii, esimene, ei tohi kannatada valu. Kui sa tunned valu, ütle välja. Mina ei nuuta, mina ei hakka, ma ei tea, maksta kätte, ma ei hakka solvuda. Kui sa ütled, et sul on midagi halvasti või sa ei tunne ennast hästi või sul on valus, et räägi, mina ei solvu. Aga ma valin seda tehnika, mis sind aitab ja millega sa saada seda tulemuse, mille järgi sa tulid. Ja teine reegel minul 2. Teine reegel on see, et oma instrumentid ma soendan ja muidugi ma soendan nii, et oleks kehale meeldiv. Soendan selleks, et saab võimalikult kiiremini juba lõgastuda ja lõdvestada lihased nii, et keha on nagu plastiline ja ma saan teha kõige, mis ma tahan sinuga teha. Aga kui sa tunned, et on kuum, ütle välja, ära mõtle, et ta on spetsialist, ta teab, kuidas tuleb teha. Ei, sinu keha on sinu pealik, sinu juht ja kui sa tunned, et sul on kuum, siis sul on kuum. Ja isegi kui ma kontrollin, ma tavaliselt kontrollin siin, sest see on kõige nagu õrnem koht. Ja kui ma tunnen, et nagu kõik on hästi, aga meil on erinevad kuidas valutunned või valupiir täiesti erinev. Ja kui sa tunned, et sul on valus, siis on valus ja räägi mulle sellest, ma leian seda tehnika, millega sa tunned ennast hästi. Nii, mis veel on? Need 2 reeglit sa tead, et ei oleks valus ja ei oleks kuum. Ülejäänud sul on lubatud. Sa saad puhata, sa saad magada, sa saad puksutama, sa saad norskama, sa saad rääkida või vaikuses olla. Kõik, mida sa tahad, kõik on lubatud ja see on täiesti okei. Ei ole okei, kui on valus. Sellega me juba lepsime kokku. Ja kui sa tunned ennast turvaliselt, siis sinu ajul ei ole vaja enam kontrollida ja üritada olla hea, olla mugav, olla viisakas. Et sa tead, et sinuga on kõik hästi ja me saame lihtsalt jätkata sinu kehale ja vaimule teha midagi head. Ja seansi ajal ma räägin seda ka inimestele, aga ma tean, et ma räägin selleks, et rohkem sind kaitsta rumalusest, mida võivad lubada mõned nii-öelda spetsialistid. Näiteks, kui sa tunned seansi ajal, et keegi ületab sinu piiri, kas või füüsiliselt keha piiri või psühholoogiliselt või kuidagi käitub inimene vastikult, ütle seda välja, mis sulle ei sobi või ei meeldi. Kui inimene aru ei saa või juhuslikult tuli midagi suust välja rumalust, siis ta ennast parandab. Kui ei paranda, sinul on õigus lõpetada massaaži kohe. Täpselt sama on õigus minul. Et kui inimene kuidagi ebaadekvaatselt käitub seansi ajal, siis minul on ka õigus lõpetada kohe massaaži. Ja siin ei ole midagi erilist, aga õnneks mul ei olnud ühtegi inimest, kellega meil oleks mingisugune sarnane olukord. Aga ma räägin alati, et selline õigus on olemas ja eriti kui tulevad lapsed, lastele ma teen selline ekstra kasutusjuhend, kuidas käia seanssidel, sest inimesed on erinevad ja oluline, et meie lapsed kasvavad heas atmosfääris ja heas ühiskonnas, terve ühiskonnas ja keegi ei riku meie laste psüühika ega piirid ja lastele ma räägin, mis kohad on see bikini kohad, et ei tohi neid puudutada. Et kui lapsele on ebameeldiv, ebamugav, siis ta peab välja ütlema, mitte karda, et täiskasvanud või spetsialist tohib kõige, kui ei meeldi või midagi tunneb halvasti. Kui täiskasvanud inimene hakkab solvada, siis laps teab, ma lastele räägin seda, et siis ei ole spetsialist, et spetsialist ei solvu, ta lihtsalt otsib neid võimalused, kuidas teha sulle midagi head. Et lastele ma teen eraldi selline instruktaaži, kuidas tunda ennast hästi ja saada maksimumi meie seanssidelt. Nii, esteetika seansside ajal on oluline, sest
kõik, mida sa näed minu kabinetis, kõik on selleks, et meie vahel oleks väga hea tunne, hea, mugav, hubane ja kõik, mis sa näed, on minu abilised. Need on instrumendid, muusika, lõhnad, maitsev ja hea tee, mis ka annab sulle mõnusa tunne. Need on minu hääl, sest ma kasutan seda ka, et oleks sul hea ja kõik see kokku toobki selline hubasuse ja mõnusa tunne massaaži seansi ajal. Ja väga tihti massaaž algab mitte esimesest puudutusest, aga massaaž algab sellest, kui sa astud sisse ja tunned, et mina olen omas kohas, ma olen õigel kohal, et siin on hea ja turvaline ja siis, kui hakkab selline usaldus tekitada, ta peab tulema ennem, kui sa tuled laua peale ja sellepärast ma sinuga töötan nii, et sa tunneksid ennast hästi turvaliselt ja sul oleks hea tunne ja tuju, et sa tulid õigesse kohtase ja siin sa saad seda kõike, mille järgi sa tulid. Eriti sellised õrnad ja meeldivad esimesed kogemused. Mina tean, et see on väga suur vastutus, sest kui inimene saab väga halba esimene kogemuse, siis ma saan rikkuda terveks eluks naudingu, et inimene rohkem ei käi massaažil, sest oli midagi valesti esimesel kogemusel. Ja mul oli kõige noorem 3-aastane laps ja kõige vanem klient oli naisterahvas 93-aastane. Ja ma tean, kui oluline see esimene kohtumine, et see turvatunne ja kõik need reeglid, kõigest sellest ma räägin seansi ajal, et inimene saab teada, ma olen õiges kohas ja selline turvatunne me saame tekitada alles siis, kui mina olen siiras sinuga ja sina oled sama siiras minuga ja räägid, miks sa tulid, mida sa ootad, millised ootused ja kui sa jagad, et kui sul on halb, valus või ebameeldiv, siis sa jagad minuga, et mina ei solvu, kui sa ütled, et sul on valus või sul on ebameeldiv, et kindlasti tuleb öelda, et kui on valus, räägi, kui on ebameeldiv, räägi. Mina ei solvu, ei nuta, ei maksa kätte, ei häbene, ei hakka karjuda või kuidagi ebaadekvaatselt käituda, et kui seansi ajal massaažil sa tunned midagi, et ei ole see, mis tahaks, ütle välja. Ja mina leian lihtsalt seda tehnika, mis sinule sobib nii, et sa tunned ennast hästi turvaliselt ja kui sa lähed kabinetist välja, sa tunned, see oli väga mõnus, ma tahan veel. Ja sellised kohtumised me sinuga teeme selleks, et sinu sisemine tunne oleks väga hea. Ja seda naudingu sa saad endale lubada siis, kui sa hinges oled selleks valmis. Sa saad endale seda lubada ja see kingitus mitte sinu kehale, vaid see on investeering sinu heaolule, sest kui keha on lõgastatud ja hinges on rahu, siis sinu otsused on õiged, sinu elukvaliteet on hea ja parem ja sina tunned ennast hästi turvaliselt ja sa tead, kuidas saab edasi elus käia nii, et sinu ja sinu lähedastele oleks hea ja mõnus. Kõik algab meie kahe kõrvade vahel, meie peast, mitte kehast. Keha on see lõpp-punkt, kust me näeme, kas midagi on hea või valesti. Ja seda sa saad seansi endale lubada ja kinkida, kui sa broneerid aega. Minu kontol on bios link, kust kaudu sa saad valida, kas sa tuled minuga kohtuda Tallinnas või Tabasalus, valida endale adressi, kohta ja aega ja ma ootan sind. Üks päev ennem seansi ma saadan sulle meeldetuletus, igaühele ma saadan oma isikliku kutse, sest ma mäletan sind ja ma tean ja ma kindlasti sind kutsun. Ja teine
pakkumine või ettepanek sulle, et kui sa tahad kinkida lähedastele oma hoolitsust, oma armastust, oma hea tahtmine ja pakkuda inimestele hea olu ja hea enesetunne. Sa võid teha kinkekaardi. Sa võid kinkida kinkekaardi ja mul on olemas elektrooniline versioon, mul on olemas printitud versioon, need on väga ilusad, need kinkekaardid. Ja saad valida kas või 60 minutit või 90 minutit ja teha selline mõnusa kingituse. Seda linki ma jätan ka sulle, et sina saad valida, mida sulle sobib. Sinuga olin mina, Natalja, sinu kehaline praktik ja jälgisid, sa saad palju vastuseid ja palju kasulikku info, mille järgi sa saad endale valida need inimesed, kes on sinu ümber, sest nad mõjutavad sellega sinu elu kvaliteetile. Ja järgmine teema meil on valude kohta, sellest räägime homme.